Tere õhtust. Minul on õhtu. See on nii valesti öelda, te vaatate hommikul äkki, siis talle tere hommikust. Tere hommikust ja tegelikult siis head kohvi, teed ja pühapäevast pannkooki või? Jälle valesti. Osad lähevad laupäeval seda, kes on liitunud memberite ja Patreoniga. Nii et ma pean 3 algust siia tegema. Tere laupäeva, tere pühapäeva, tere õhkust, tere hommikust. Kes kus on? Mõni vaatab suvel ka. Praegu on talv. Vot see on see videomaagia, üle keeruline teha. Aga see selleks, me oleme juba sissejuhatavalt siin liiga pikalt lovisenud. Ma olen autoroolis, sõidan suunal Tallinn-Rapla. Siin pidid kõik teed nii porised olema, ma just pesin auto puhtaks. Ja kärvu on ka taga. Tühi on. See tähendab ainult ühte. Toimub mingisugune plaaniväline jamps, ma ütlen praegu. See ei olnud üldse nii mõeldud. See pidi juhtuma kunagi, aga kunagi hiljem. Aga Karel hakkas torkima, nagu ütlevad, et ära kakat torgi läheb haisema. No ma arvan, siuke analoogne asi juhtuski. Ise ääsin nagu küüneviha sisse ja nüüd pean selle jama ja haisuga hakkama saama. Lähme siis ühe auto järgi, et kuna G35 projekt ei osutunud selleks, mis ta olema pidi, ehk plaanid muutusid ja tuli soov ikkagi suuremat 4-kohalist autot soetada endale, mis kannaks samat eesmärki nagu G35, aga võib-olla veel suurema potentsiaaliga. Ja ma rohkem ei räägigi. No vaatad pilli üle, ega ma kõik kokku lubanud, ega ma ei tea, et see nagu nii hea diil on jälle või ei ole. Äkki saab samamoodi tünksin nagu selle G35-ga neist. Mul on sellest trauma nüüd tükk aega veel. Helistab ka. Rärad sinna. Näit sinna enne. Kes oleks seda osad arvata, et must saab Lexuse mees. Eelmine omanik on meil siin. Kirjutasin talle puhtu juhuslikult, vaata. Ma ütlesin, ma hakkan vaikselt maad uurima. Kuidas nende Eestil turul nendega on ja siis vaata üks asi viis teiseni ja nüüd ma olen hommikul rääkisime õhtul siin. Kaua sa seda omand oled? 3 aastat vist äkki või, midagi sellist. Kuule, siis on aus stiil või? Jah? On ikka või? No, veits odavalt annan, aga mis on ikka? Hea eesmärgi nimel, ütleme nii. Hea eesmärgi nimel, ma talle rääkisin, ta küsis, et mis sellest saab. Ma ütlesin, drift taxi on plaan. Kuule, vaata külje pealt, vaata kui pikk see on. Siia mahub ära kohe või? Teeme kohe testi, kuidas see tagavärk on. Ja noh, roostet on, see on normaalne. Alt on muidu normaalne. Ära mädanenud ja ega Eestis siin paar valikut oli, ma veel ühe mehega rääkisin, ja olen Rakveres ka. Aga see saatis mulle põhja alt video, siis ma seda nagu enam ei tahtnud. Vaat. No vaatame, käima läheb. Ma arvan, et praegu ei lähe. Meil on booster kaasas. Siis võib-olla läheb. 2 võtit või? Jaa. Oba! Võta, see laguneb ära. Võta see. Nii, lock, unlock. Ma panin viimane kord võtsid kinni. Kuule, oota, mul ei olegi ühtegi Lexust olnud. No nüüd oledki Lexuse Lauri. Lexuse Lauri või? See Rakvere oma oligi Padja klubi ja mis asi see veel on? Kätlematsu kontorist läbi käinud Lexuse Lauri, jah. See on, vaata, sellepärast see hind oligi kallim ka seal. See oli kuulus kohe. Palju see maksis? Ja ta taht 3800 oli midagi üleval. Aga ma räägin, ma näen seda auku nägin, siis ma ütlesin, kuule, ma ei oleks isegi 2 tonni nõus selle, et maksu. Kuule, see päris naha lõhn on siin, see Lexuse lõhn on siin, luksuse lõhn on, ma tunnen. Aga sa arvad, et käima ei lähe, jah? Ei tee? Ei lähe. Ei, 0 on, jah. Meil on booster olemas, vaat. Paneme ikka käima, et ta käru peale võiks ju sõita. Aga tegelikult sa pidi niisama ka sõitma ju. Jaa, me sõitsime sinna Rapla selle tanklani ja tagasi, aga siis oligi, et nii kui pidurit vajutasid, siis hakkasid mingid tuled vilkuma ja pulli tegema. No, vaata, 2JZ GE, see on sama toorik nagu driftiautole. No tähendab, driftiautole on neid plokki ka on sealt alles sellest GE-st. See startblokk on ja kõik muud asjad. Aga toorikuna, noh. Ei olnud plaani kunagi turbotada või midagi või? Ei olnud mõttes küll, jah. Aga sa tead seda, jah, et see on see äge 2JZ mootor, jah? Jaa, ikka. No võtta, paneme käima ka, kus see booster on?
Just pesid siin autot, vaata. Uksed kinni natukene. Võt. Nii. Miinus. Pluss. Tundub, et täitsa kelluga. See ei näita mitte midagi vist, jah. Siin tuleb forssida. Mine proovi või? Võti on ees või? Tule kenekas laev või? Akku rääki nii võti või? Akku, aga kaarautot, aga tundub, et polnud väga hea diil. Akud on alati läbi, see on nagu Eestis ja Hiinuse kanda. Sul juhtmed olemas juba. Mine hüppa siis peale. Vähe kusjuures, mingisugune suts üle 10 äkki või? 10 tonni. Ikka nii vähe, see oligi täitsa hobiauto. Otseselt mitte, ma esimene aasta sõitsin igapäevaselt sellega, aga siis tekkis teine autoga kõrvale ja siis sõitsin põhiliselt mingi suvel ja siis kui aega oli. Drifti asja ka proovisid? Talvel. Talvel või? Talvel võits külgs ikka, jah. Aga kas tal on LSD või üherattavedu või? Üherattavedu. Ting-ting-ting, kempitab või? No selge, ega mis me külmetame, ajame paberimajanduse korda ja viime selle suksu siis uutele jahimaadele ja noh, kui see drift-taksi kunagi valmis on, siis on lubatud kõrvalsõidud ka ikkagi, et läheb headesse kätesse, võib-olla. Loodame. Noh, väga äge. Jah. Noh, Magnuse esimene reaktsioon. Said ka mõne teili lõpuks või? Normaalse teili. Teili või? Ei või? Sinu pärast ja Karli pärast ostsingi selle, et me saaks koos neljakesi raja peale driftida. Vaata, kas sa mahud sinna, kuidas on mugavam, kas on siin mugavam või Taavi Pemmis? Siin tundub, et on... Oota, mingi rattamasin. Noh. Siin tuleb driftida küll. Saab, jah? Jaa. Vaata, mul on iste liiga ees ka veel, tegelikult selle vetu poole. Jaa, siin jala võib mõnda, jah. Mul on liiga taga on iste praegu. Käib ka, kuule, ja see lemmikmootor sul uus. 2JZ, jah. 2JZ, vaata kui vahetult käib, anna gaasi, sa pole vabalt hingavat JZ-d kuulnudki. Noh, luksus. Kast on vale ainult. Selle teeme kord. Oh, anna veel. Lase mõned välja. Tossut. Käib küll maailmalt, jah? Käib ju, nagu uus auto. Ja vaata, korras kapoti alt on. No. Ilus ju. On ilus. Aga vaata seda vaanuse moodi häält, nagu ikka teeb natukene. Ongi, see sama hääl, noh. Ei, see on mingi plekk või? Ei, kui sa gaasi andsid, kaob ära vaikselt. Mingi asi käib kuskile vastu. Mingi plekk on lärises liikel. See on väike mure. Vaata, mis siia mahub kaalikas. On, jah. Aku tuksis. Ei ole, akul on plank peal. Katsus aku külgi sealt, vaata, kas on paistis. Siit poolt võib katsuda. Ei katsu. See rool see. Paisub või? No, Äkki pooldub? Käegu tundub, et allatikas. Beebi aku tuleb, liitium tuleb. Põntakas. Poiss või tüdruk. Vaat pauku ei tee. See oli kaarautost ostetud aku. Mitu aastat tagasi. Ei tea. Magnus juba vaatas siin, oi, kui palju ruumi siin on. Katalisaatorid on all. Vaata, kui suure kaalika siia võtaks panna. Jäpsik, oota, kohe ei saa katti, see tuleb ülevaatus veel teha, see on algus on tänavapill. Karl ütles, et kui ma sellega paar päeva ära sõidan, siis ei tule sellest ühtegi driftiautot. See pidi nii hea pill olema. Ma arvan küll, jah. No ega mulle ühtegi Lexust ei ongi, aga tahate öelda, et on parem kui Paeton või? Mul Paeton on ikkagi luksusauto. Noh, täna ei anna võrrelda kahjuks praegu. Sul ei ole täna Paeton. No Paeton on nagu otsa saanud vaikselt, seda on ka vaja remontida. No mis oli ütleb? Kuule, ära räägi, täitsa ilus, puhas ja maksis ju. Jah, kõik on hästi. Hästi hoolitsetud selle auto eest. Ei ole lekkinud ka midagi. Vaata, mis ta alt on enne, kui me siia hõiskama hakkame. Karel on nii õnnelik ja tegelikult, kui siin filmimegi, vaata, me peame üle vabandusi leidma, et miks. Mul tuleb sünnipäev,
ma tegin iseendale ja teile kingitusi. Saan driftida ja sõidutada kõiki driftihuvilisi ja kaasmaalasi kunagi. Siia taha peaks mahtuma. Jumala äge oleks, kui saakski jätta nagu päris nii stokiks. Et ei pane mingit puuri asja sisse ja korvistmeid. Natuke võib siin sõitma. Natuke vist peab sõitma. Testime. Haiged mugavad istmed on. Et enne paneme koili alla, kempi ja võib-olla manual swappi, siis vaatame. Miks see koili alla? No suvel on vaja. Talvel ei ole vaja, aga suvel on vaja. See on JDM käib seal nuppu vajutama, aga aku on tüü. Nii et sul Eesti, Lexus, Tallinn, Peterburi maantee, United Motors, originaalnumbri alused. Ja siinkohal lähmegi vaatame Car Verticali, mis ta räägib selle auto kohta. Laske mind ka tuppa. Igal autol on oma ajalugu rääkida ja selle jaoks on Car Vertical olemas, et teada saada, mis taga juhtunud on. Kui me võtame täna Lexus GS-i siin ajaloo lahti Car Verticalis, siis see annab ainult puhast kindlustunnet, et selle autoga ei olegi midagi nagu dramaatilist ja huvitavat juhtunud, et aruanne on igav. Aga tegelikult see näitabki seda, et autoga polegi palju probleeme olnud ja avariisid pole olnud, läbisõiduga ei ole manipuleeritud, kõik tundub loogiline. Ja see annabki kindlustunde seda autot näiteks soetada ja omada. Tehke enne auto ostu täpselt sama kontrolliga ära ja saate kindlustunde. Et nautida sõituga tagaistmel luksusautos, et siin Lexuses on päris mahe taga istuda ja vaatame, võib-olla saavad seda ka teised kogema hakata. Nii et Car Vertical on kasulik abimees, kasutage Vampiire sooduskoodi ja kõik lingid otse loomulikult leiate ka video alt. Sellepärast need autod on teada-tuntud roostearmastajad ju, Jaapani auto. Aga kuidas on siis? Tiiba me teame, siit hakkab minema. Nii, lamell on ja ei ole. No see ei ole lamelli moodi. Kuule, kõige hullem ei olegi ju, äkki või? Natuke miskit leevetab kuskilt. Normaalne. Kaistan alles. Usso vaesekene, mis pihlaka püssin on. Nii nuinukene. No see siin võib-olla vajab natuke tähelepanu mingi hetk. Ära puutu. Siin on Siin see plekk on. Seal on siis juba tead küll see aftermarket, downpipe, särgid. Turbakas. Katalysaatorid. 2 tükki, siuksed pommid, kuule. Oba. Neid on veel vaja, üle vaatsa. Sul on see kõrguse tuled värk siin asjad ja kõik jutud. Kuule, aga vaata, ühel teisel, mida ma vaatasin, oli siit täitsa läinud. Tegelikult on see, et tõste koht on siin, Magnus praegu ei julgenud. Väike volt on siin või? Või see ongi tehasest? Ees on ka väike, vaata. On tõstetud ikka ära, see on nende kõige nõrgemad kohad on. No on ära tõstetud, aga ma võin öelda, et vaadates kivi, see on õnne too kivi. Seda siis ma arvan, et isegi kannataks tõsta. Ta on mõtsulitu aja. Mis amort? Juba lekib või? Üks lekib, jah? Juba kollid alla, PC-d, jah? Juba madalaks ja fiilid hoopis. Esialgu mitte, talveks mitte. Talveks on hea pehme just. Löda. Aga Tiffer nagu kõige väiksem ei ole ju. Kõige väiksem ei ole, aga veovill on küll Veovill on küll makaron. See on küll makaron, jah. Kurat, kas see kannatab 4 inimesega driftimist ja latškiki? Oota, kas sellel oli see äge hild? On küll, vaata. Oi, kus sa saad siit muuta seda. Mida murda? Ei muuta. Vaata, siit hakkad regullima kohe. Juba regullita. Kuule, kempitama kohe, las kinni ära. Seda on ka vaja. Lähme laseme selle automaatkasti orbiidile kohe. Paneme hüdroka sisse ja siis hakkame tõmbama seda lukku, seda turbiini. Kasti kallal on käidud. Kas see kast nuitab väärtuslik või? Oranž silikoon. Yes. No ilmselt ei ole enam väärtuslik. Kastipadi, sellest saame ka jagu. Praegu on okei. Oota, esisild, mis siin on siis? Oota, kuidas see Wise-Web siia alla pannakse? No kui jälle peale vaadates tegelikult punktid on õiged, nagu 350 jälle. Kõige hullem ei olegi. Kas see pani ise tuled põlema? Mis tuleb? Pani, jah? No miks ta pani? Mis talle ei meeldi? Tunneb, et kuradi hirmu. Eest on ka ikka rehvi, kule ei ole ju. Seda ei pea olema. Seda ei pea olema, jah. No aga ei ole ju kõige hullem. Ei, väga okei. Kartsime isegi hullemat niimoodi, et jah. Mul läbirääkimised olid siin 3 suunas. Ütleme niimoodi, et 3 vahel valikust vist praegu õnnestus. Hinna kvaliteedi suhtelt kõige parem. See tuleb ultimate säästuprojekt. Tuleb see teha kõige rohkem fun'i, kõige vähema raha eest. Auto tuleb see. Ei no, lõpuks läheb ikka lappesse, ma tean. Seda teilitama algus auto ka ikkagi. Natuke teilitame ja siis hakkab meeldima ja siis ei tule midagi sellest. See on värmus, jah?
nagu neid igalt poolt võtta oleks. ei ole kahjuks, see on probleem natukene. Ja, vaata, mida see vend teeb. Me mõõdame siin punkte. Tasale pole. Ülemine läheb. Ülemine läheb või? Ma räägin, et visuaalselt nägi põhimõtteliselt need kinnituspunktid ka samad välja. Lihtsalt mine telli. See alumine ots on. Mine telli üks Wise'Ware pisi 350 kitt ja löö siia alla tahad öelda või? See ei saa olla liiga lihtne. Custom made. Vaata, mõõda alt ka ära juba selle. Mõõda alumine vahe ära. See nagu, see ja see ka oma vahel. Mõõda see alumine vahe ära, palju siin on. See on meil niisugune 7 midagi. Ei no hea lugu on see, et Wise'Ware mehed ise ei teagi, et neil 300 GS-ile lokit olemas on. Liiga pikk. Aha. Ja see on liiga pikk. Liiga pikk ütled või? Aga siis alati sa põõd seal lühemaks lasta teha ju. Ei, ta on nagu, see on nagu. Mis mõttes? Et see peaks ulatama kaugemale. No aga alati sa põõd sa ka pikemaks teha ju. Näed, see kord siit välja võtta ja kõik juba. Ja siia Oota, kus latt oli üldse selle? Teisel. Taga, sama koha peal. Easy, küll me selle Wise'Ware meestega välja leiutame. Kuidas teada saada, mis teie auto ajus toimub, on olemas selline jubin nagu OBD11. Ja OBD11 toetab Lexust ka, et see Lexus on nagu vana, siin nii palju asju teha ei saa. Aga uutel Lexustel saab samamoodi avada nagu vaakgrupil igasuguseid hidden future'eid, one-clip aplikatsioone ja nii edasi. Nii et tasub uurida kõik Lexuse mehed. Minge vaadake kõik OBD11 kodulehele, seal on automarkide nimekiri välja toodud, mida ta toetab rohkem, mida vähem ja sealt saate margi ja mudeli põhiselt vaadata ka täpselt, mida te teha saate. Nii et kui ise meeldib natuke auto ajus pusida ja teha mingisuguseid väikseid muudatusi, et ei pea selle jaoks minema esindusse, vaid saate seda ise ka teha tegelikult nutitelefoni ja selle tongli abil siis. Ja OBD-s kehtib siis Vampiro ja sooduskood, kõik lingid leiate alt ka, minge surfake ja saate endale ühe kasuliku abimehe, et saada kergemat diagnostikat näiteks ise teha. Vaatame siin Lexuses ringi, et siin on niisugune uhke display ja vaata kassetti on nüüd vaja, ma pean otsima kuskilgi vanad 90 kasseti saab kuradi tümpsu kuulata. Ja kõige haigem on see, et mina ei teadnud, et see on touch-ekraan. Vaadake seda. See on täiesti haige maja ju. 2000 aasta ja touch-ekraan või. Siin saab igast asju teha, näiteks trippi vaadata, on ju. Keskmised kütusekulud, no kõige ilusamad ei ole nagu näha, on ju. Ja siin on mingi list isegi, ajaloo list, näiteks distantsid peale tankimist, 2 lehekülge. Täiesti enne kuulmatu, näed, outside tempi näitab ja mis siin veel on, keskmine kütusekulu siis. Mis päevadel tangiti ja palju kütusekulud on, mitu lehekülge. Ma ei ole isegi jõudnud veel väga nagu süveneda, et siin on mingit heledust saad muuta, on ju. Näed tagasi, näed, siin näitab cruising range, palju saab kütusega veel sõita. Mis see setup üldse on? Siin on kilometraasid. Niimoodi, et päris hull infotainment system, navi options, display mode. Ahah, kus navi ise on? Oba! Ja saabki liigutada või? Zoom out. Mitu kilomeetrit. Me ei tea, kus korrida laevateel ma olen. Polegi Eestit olemas ka 2000 aastal või. Nii et väga huvitav. Lähme seda rooset penetreerima või? MB kvaliti hästi penetreerib. Vaatasin need sportauto pidurid. Siin on need Lambo-styli pidurid. Et oleme siis Lexusega nüüd nii kaugele jõudnud, et Karel võttis rattad alt ära, viis Arti juurde refipunkti, kus kehtib Vampiro ja sooduskood Vampiro ja ega see talv saab varsti läbi, et ma olingi see viimane vend, kes ostis naelu veel veebruarikuus. Tahaks ju minna ikka selle autoga ka veel nautida need talverõõmud ära, vaadata, mis nägu ja tegu ta siis päriselt on. Selle jaoks on vaja siin teha natuke remonditöid. Olen käinud trodo.ee shoppamas, ostnud pidurikettad, klotsid, käsipiduriklotsid, kojamehed, uus aku, trodo kast on veel seal. Ja nüüd on vaadata vaja, kas need kõik tooted on jällegi õiged. Kontrolli õigsust toodetele, pane autonumber ja vinkood sinna sisse, see võtab võib-olla üks päev kauem aega. Mina seda muidugi ei tee, Karelil on kogu aeg hästi kiire nende juppidega. Aga kui palju neid Lexuse versioone ikka on? 430 on ka ja 400, huvitav, kas neil on suuremad pidurid siis või?
taga võib-olla mitte, aga ees võib olla. Nüüd pead hakkama enda selgeks tegema, mis vahe. Lexustel või? No pidurikettad on üldiselt kõigil autodel ühesugused ümmargused. Aga see klots on siis täitsa rauda sõidetud. No pidurid on tavaline klassika, siin on käsipidurisüsteem ka sees, vaatame, ma igaks juks võtsin need ka juba ühe varuga, et kes teab, äkki sealt pudeneb ka kõik laiali, siis jääb jälle töö pooleli. Noh, klots on või? Vaata, viimane see on siin väikene. Aga ülipisikesed klotsid on ikkagi. Sulle meeldib? Väiksed peol nii nunnukesed. Need läheb 2 tükki. Nii 2 tükki, jah? Ei, 2 tükki kõrvuti. Jõle pisike ikka. On küll. Segab, on ju. Talle võib öelda küll. Ui! Kule, Saab kasutada küll. ei olnud paha otsus või? Et Kässari klotsid ka osta või? Nagu Kässarit ei ole ju. Aga vaata, keegi on käinud siin. Muidugi on käinud, kuule see on vana auto ju. Ei, keegi on käinud. Vaata, siin kõik ilusti määret täis. Juba on enne pandud MB kvaliteet. Servisauk on siin, siit saad keerata seda pinget. No, siin on see. Ja siit on servisauk see, et sa saad siis selle käsipiduri klotsi hoida lahti, aga nüüd on küsimus üldse, kas see töötab või? Töötab. Kas proovisid või? Ma keerasin alt peale ja siis ta liikus ilusti. Liikus jah? Nii et Aga ma ütlen, eeldan, et ta töötab. No see on ka vaja, et ta niipidi ka töötaks, sellepärast sealt teiselt poolt tuleb see käsipiduri turist sisse, on ju. Ja siis peab liigutama. Kas ma ulatan käega? No ei ulatu vist. Ma lähen sinna vahele. Seal on 6 pedaal, vaata. 6 pedaal. 3 pedaaliga auto. 3 pedaaliga auto, aga ei, kurat ei ole manual. Nii, nii. Läheb. Liigub jah? Vaata, kas tagasi ka läheb või? Läks. No natuke on vaja hooldada, aga töötab põhimõtteliselt. Määras täis, jah? Ei olegi trossid kinni. Vaata, vedas sults. Lexus hea auto ikka. Lehus. Tavast on kõik mära. Nagu siin. Väike auguki, väike sammal poiss kasvab siin, vaat seda. Ei ole see. Sa pead seda õbedast markerit tooma, et siis värvid ära. Siis keegi ei saa aru, et siin on midagi. Kunstitund või? Sinul on see kunstihing seal. Äkki tahad kinni püüda seda õli? Jumala puhas õli on. Me hakkame siin õli kinni püüdma või? Vaata, kus see kuradi Paako tund sööb seda õli, vaata. Vaata, kui puhas on. No las ta olla puhas, aga vaata ikkagi must on ka. Säästu värk. Ja no, kui meil ikkagi nii head koostööpartnerid on, siis me ei hakka siin nagu mingit säästuvärki tegema, näed. Võtad liikvõmolli, GL45, loodetavasti käib siia 75-90. Loodetavasti käib. No selle lähme vaatame kodulehelt tabelist järgi, mida ta siia soovitab täpsemalt. Aga neid polte väänasime siin lahti. No ikka nummi tegevus on. See Differ pole küll kunagi siit alt ära käinud. Või mis Magnus arvab? Siin võib-olla nii tihti ei vahetata jah, kui teist on neid. Siin on heal juhul ainult õli vahetatud ja seda vahepukki. Aga kuidas tundub Lexus sillaehitus altpoolt või? Vaata, keda tugev on, Differ on kaotatud kinni maada vähemalt. Jaa, seda ma vaatasin ka. Ühel pool on lausa 2 polti, vaata. Aga veovõll nagu, noh, ma ei tea, kas on täis või tühi või. Tundub nagu õhuke, aga ta võib täis olla täitsa. Ma arvan täis ikka. Siis ta peaks tugev olema. Kuule, luksusautol on ikka tugevad asjad küljes ju. Näed, nakvarid laseme sõlme ja paneme vassapit. Hakkab pihta jälle. Natuke aega võiks kesta. Üks tagamort lekib, kuule, see las olla ka praegu. Ei, see on laadne. See on jäämäe gripiseade. Jah. Kuule, palju õli on siis? Aga sa vaata, kas sa tegid selle tavalise mekaaniku vea praegu? Mida? Kas sisse paneme, mis punn ka lahti tuleb või? Ikka tuleb. Alati tuleb enne ülevile kõik lahti keerata. Ei tule. See on seal. Ei tule või? Ei tule. No võiks. Küll ta tuleb, ära mure. Kui kõvasti on poldid kinni? Vaata, auto tahab tõstku peal teistpidi keerata ennast. Vaba. See on see. Mekaaniku nõks peab olema käes. Aga vaata, niuke nõks, vaata, Karel on vana inimene, tal võib seljast ka läbi käia see vahepeal. Ja siis ta on... Freeze frame on siis. Ja ma praegu niigi julgelt teen, sellepärast, et ma olen seda
valuvaigistunud kreemi endale selle peale pannud. Õhtul ma kahetsen kõiki neid liigutusi, mis ma siia praegu teen. Tiklaki, Sponsord. Nii. Aga vaata, kui ilusad kuldsed poldid tulevad välja. Tehases määret küll ei panda, vaata. Väljast on nagu... See on Jaapani õhuga, ongi nii puhas. Jaapani õhku. On jah, lillelõhn on täitsa nõusta. Mingi imelik see. Nagu mingisuguse õlilõhn. Vaata, need veovõli omad samamoodi. Alt näeb auto jumala kole välja, vaata, aga poldid on küll jumala ilusad. Midagi positiivset ka. Ei hiljaks jälle. Midagi hiljaks teis. Kuidas Magnus trenni tegid rifriga? Katsusin seda rohkem kaalu, et Nissan oma ikka niimoodi ei tõsta. Lightweight. Lightweight, jah. Break easy või? Lightweight, break easy. No väga täpselt tuleb välja siit supside vahelt. Peab ikka natuke eebliga aitama kaasa igalt poolt. Ei tea, kes see tagasi paneb sinna. Tagasi üles nagu kehvel lükata äkki. Ei tea, mis ülekannegi see on, peaks üldse uurima. Seda saab kohe teada. Me võtame lahti, siis saab teada, jah? Siis saab keerda. Seda ka, jah? Mis sa teed arheoloogilisi kaevamisi või? No puhastame enam-vähem ära ja siis tuleb kevitama hakata, aga... Jahutuse paranduses. Parandame jahutuse. Aga vaata, ongi ribidega juba särki-värki mõeldud, no. Et tuleb driftpill kunagi. Ikka. Mis välja tuleb? Seal pool on tihti. Noh, harilik differne. Harilik differ. Tundkeli või? Seal põhjas ripub. Täitsa tavaline. Head lõhna viskab. Lõhn on hea, jah? Kas te tunnete läbi ekraani seda head differi lõhna või? Kirjelda seda lõhna. Mis lõhnaga see on? See on kergelt hapukas ja ajab öökima teatud hetkel. Kogu aeg ajab. Keegi praegu ekraani Jah. Vaata, osadel inimestel ei taha seda häält ka teha, vaata. Hakkavad kohe tegema ise. Kõik inimesed, kes on diffrid lahtud peast ja lõhnas. Ja siis teadlased väidavad, et sul ei ole võimalik lõhna meenutada või? Võid lõhna või näha. Või lõhna ei saa näha, jah. Vaata, mis ülekanne on nüüd. Kuule, keegi narpi poldid pannud siia juba, vaata. Jumala lahti on, üldse ei käi ringi. Kõik need head tööloomad teinud enne. Ei, ma lihtsalt vaatan kohe näha, et kliinerit on lahvelt käes, vaata, pole ostnud. Kabruvi eelel. Auk põhja. Vist 2 pudelit juba ära last siia. Ei ole, see on tagavaraks. Kui väheks jääb. Äkki on puhas, kuule juba, äkki ei pea nii palju laskma. Ilus puhas kõik. Vaata, keegi mõõtnud, vaata, mõõta helled on peal, keera tagasi. On jah? Vaata, keegi on see riipildi teinud. Ma räägin 3,9, mõõtke ära, no. Jah, 3,9. Pole sissegi töötanud veel, need mõõtmis helled on peal. Et see tähendab, et see on lahti käinud, äkki ongi vahetatud. Aga vaata, poldid on imelikud ja vaata, ongi nagu mingi tarbipoldid ja ma enne tegi nalja, aga äkki ongi. Tehasest ikka siuksed ei ole ju, kuule. Ikka võid olla. Arvad või? Poldi peal ei ole kirjas midagi, ei ole ju. Ja imelik number on siin, aga keegi ei tea aru, mis see on siis. Kuule, mis see on üldse? Mõra või? Ei. No kui kaugelt saad lasta? No saab. Jees. Hea küll. Oeg tuleb, piparkoogi oeg. Piparkoogi on möödas ju. Saad hiljaks jäänud. Vorsti aeg tuleb varsti. Varsti pead hakkama grillima. Kas patsient on valmis? Oota, teeme talle seda kondi väänadest. Nii, nüüd on asendis. No, vaata, liikvumollil on head pudelid. Paneme talle vähe vedelemat seda õli sisse, ärme teda LSD-d pane. Sellepärast, et ega selle autol ülemäära jõudu ei ole, vaat. Käib libedamalt ringi. Nii, paneme seda. Ossa roiss on soe veel. Keevitamisest ehmatas. Ehmatas või? Mul Lexus tuleb lahti. Ei tule lahti. No nii, ilus nahktuba. Vaata, pidurit on ka vajutatud, aga vajutust juba. Vaata, uhked näigitud. Kuule, 6,5 käib ainult ju. Nii, aga Antsu viiul. Tuled põlevad kõik ainult juba. Kuule, õiged tuled põlevad. Ära kadusid, kuule. Automaat.
Kütsi ka ei ole, terminalis käima. Näe, läbisõit, 318 000 siis. Display võtab ka tuure ülesse. Ma sõidan välja hästi. Tuleb. Kui valus heli. Jah. See rooli nii naljakas asendus või? See on null asend. See sõidab ju, jätad seisma, võtad süüt ära, siis sõidab eest ära ju. Kuna taga see pidurihoiatus tuli kuule. Vedeliku vahel. Ei tohiks olla. Mingi puna hoiatus kuule. Vaati, mul on uks lahti. Kässar on ka nagu. Selle nupuga natuke võib-olla probleeme. Mis tegid? Mul küll töötas kõik. Mingi puks juba krigiseb. Oi. Paat! Oobadele läheb kohe. Oobadele. Rahulikult sõidan, ega see ongi tänavalt sõitmiseks rajale pill ja siis seal teed oma need kõrvalsõidud ära kõigile ja siis sõidad rahulikult koju tagasi. Ma tänaval driftima ei hakka selle. Tänaval on luksuspill, lihtsalt sõidad, naudid ja mugav. Nüüd suure ringi küsimus, kas jalapiduriga saab sõita või? Ma ei tea. Saab küll. Tundub, et saab pigem. Praegu ei kattud midagi. Jäädki keerama kuidagi, jah. Seda on küll nagu, jah, tundub nagu palju reis. Selles mõttes saata nii. See oleneb, mis ülekanne on. No ikka keerab ju. Lexus keerab üldiselt. Aga ei ole aeglane, tundub see värk, jah. Ülekanne loeb vist. Ülekanne on laisk, jah. Ma ei tea, ma olen täna koju sellega ja siis valges vaatame edasi neid asju ja lähme kuhugi raja peale testima. Läheb pruuks üle. Vaata, puid dekoora katkile. Dekoora? See tuleb üles ja tahapool. Peab tulema. Ta mõni lihtsalt siit enam-vähem sõrmedega tõmbas üles ja kõik. See on lihtsalt nii uus pill, vaata, see pole lahti käinud. Värske pill, jah? Värske pill, jah. No ongi tihke ikka, tihti pill. Pane ära ei kraabi, puidust. Okei. No nüüd on see lülitite teema. Tuul taha on meil siin ees. Selle saab ära võtta ju. Taha ja sooja ei tule või? See on nüüd selle keskus oma ju. Ma ei mõtlesid, jah. See on enda restide oma, jah. Saaks panna igati pidi seda. Siin saab mõlemad pidi panna. Siis saab panna täitsa selle... Siin ees on vaata, apsi aju on siin. Või selle... Airbag aju, selle võib ka minema visata tegelikult. Võib, kohe viskame ära. Seda pole vaja ilmselt päeva lõpuks. Airbagid tuleb nagu killiitima. Samas tegelikult ei tohiks minna, kui üle mingi 80 läheb. Saame teada. Nii-öelda käsipiduri mehhanismi plaan on nüüd ka töös. Aga enne seda me ikkagi lähme proovime sellisel kujul taga sõita ka niimoodi, nagu ta on nüüd. Ilma lock-kitita, automaatkast, rehvid on all ja lukus tihver. Ja siis vaatamegi, et kui me selle käsipiduri paneme, et mis see automaatkäigukast sellest arvama hakkab, et need mingid väärtuslikud ei ole, et kas turbiin läheb lukku, hakkab libisema või kaua ta kestab, kui teda väntsutada niimoodi. Siis kässariga saab natuke päästa. Aga siis on ikkagi seda, et ikkagi seda ühte pedaali ikka ei ole. Hoiad peal ja siis tõmbad käsipidurit samal ajal. Või siis teine võimalus on see, et panedki neutrali peale. Lõnk, tõmbad kässari ja siis paned drive'i peale. Teeme ära. Oleme tulnud Lexusega ka rajale, siis tähendab Karl sõitis Lexusega rajale, mitte mina. Ma tulin bussi ja Käru ja Nissaniga. Et meil on siin üks tähtis collab käimas nüüd. Vaata, selle kanalil nimi oli nii keeruline, et lähme küsime nende meeste käest ise. Ma tean nende nimesid, üks on Chris Boyce ja teine on hästi kuulus laulja Artom Savitski. Kui tihti sind kutsutakse niimoodi Artom Savitski täitsa nimega või sul on veel varjunimi kuskil keskel või? Akreom on viimasele kutsutakse, sest Kris kutsub kogu Akreomiks, aga Artom on tavaliselt. Kuule, mis see YouTube'i kanali nimi teil on? Mul on see nii keeruline, et mul sellele vanale inimesele jää meelde. Millennials. Miks see nii keeruline? Sest see on millenial ja zoomer kokku ja siis mõtlesime, et kuidas me selle ühendame ja siis me paneme sõit-tähe vahele ja ühesõnaga nii ta tuli. No võt, siis saite ühe loo teada, aga põhivideot, mida me kõike täna siin raja peal tegite, näete siis selle Boomerite kanali peal. Oota, ma kohe ütlen sulle kuupäeva ka, mille see välja tuleb. See võib olla hiljem isegi. Okay. Aga siis saate tagant järgi vaadata. 25 veebruar tuleb välja, nii et arvestage siis.
vastavalt. Kolläbi värk üritasin teid driftima õpetama. Kas see ka välja tuli neil? Saate teada ja kui hea õpetaja ma olen, nii et ma ei tea. Õpetaja oli väga hea, kas välja tuli see? Päris hea õpsale, päris hea. Lähme otsime selle driver needed. Go-piloti ülesse või? Go-pilot kadunud. Ta tuleb. Race driver tuleb, vaata, kohe hakkab soojendustressi maha rebima. Pane nüüd see mingi Tarantino muusika, vaata. Ei teagi, kui vaata sealt pimedusest tuleb oma. See on vist tiiger. Ja tuleb seda. Nii, tule vale auto siia. Tuleb joppi ära. Ta vajab garderoobi riided ära. Proovi siis sirgelt järgi sõita, vaata kui keeruline sirgelt järgi sõita on, ma eest rehti. Ja vaata, kui ma sprinni teen, vaata, et sa minu autol sisse ei sõida. Proovime ära, mida teeb Lexus siis suhteliselt stokk värgiga. Mis siin siis nagu tehtud on, nagu te nägite, et siin on tegelikult lukustiiver, näed, siit tuleb veojõu kontrolli saab maha panna, käigukast läheb power režiimi ja siin ongi, näed, teine käik, me saame teise käigu peale panna, sest ta üle teise käigu ei lähe. Me saame driftida sellega. Nii, luksusautoga driftimine. Kuidas see välja näeb? Kahjuks ei saa, et võiks selle Elmariga panna, aga copyright, sorry, ei saa. Nii. Peaks olema siuke suht luksuslik kulgemine või? Nurka angule või? Teisele poole viskamisega on natuke varjutamist. See on nii pikk auto, vaata, ma nüüd Nissani seda tunnetust ei tohi siia taha tekitada, et ma sõidan muidu pool autot lühemaks kohe risk. Kurat, kui kiire see on? See kurat liigub paremini edasi kui Nissan ja ma arvan, et Taavi küll praegu järgi sirgelt ei jõua. Ma juba kadunud, ma näen, ma ootan ta järgi natuke. Päris jõhker ju. On näin ju. Jõhker paat, aga jumala kiire. Piduriga saab kinni hoida. Ei olegi vaja mingit juhet katki lõigata, lifehacki teha. No nüüd on pahanduseks. Niimoodi flippis ära. Mul veel reeta, et vaata seal natukene eemal vasakul on minu koht. Sinu koht või? Sa käisid ka või? No käis natukene. Karl käis ka proovimas, kuidas paadiga sõita on. Päris imelik on. On imelik, jah. Vaata kässarit ei ole. Ei ole, sidurit ei ole. Aga no need tulevad kunagi, aga vaatame, kas ta aga nagu tegelikult nagu täitsa ujab ja saab. Saab. Aga jah, see nagu päästmisvariant on kehva. See counter flip on nagu päris hirmus. On jah. Et kuhu ta läheb, sa ei tea. Kui pikk perse on siis nüüd, nüüd läheb küll palju neist. Vist ei läinud. Ei läinud veel. Ärme seda veel ära kriipsuta ja krapsuta. Taavi tahtis juba Pemmiga jooni peale tulla tegema. Ei tee. Aga jah, rooli tahad teisele poole ise flippida. Ei taha, jah. Tööd peab tegema palju. Tööd peab palju tegema, jah. Täitsa okei on ladna lasta aukule. Seda löökauku me ei tunne ilmselt, ei tunnegi. See ongi mugav. Aga kuule, nagu ma arvan jah, siit taimi sellega ja päris hea tegelikult. Haba. Kiired käed. Kiired käed peavad olema flipi ajal, jah. Mulju on nagu täitsa okeine. 2 jotseti jäält ka veitse. Just vaikne on, aga teise käigu, kui sotti läheb välja. Ja mis ta 6,5 taad pööret käib meil praegu. Jaa. Teeme siis valli väikse musi ka või? Vaatame, kus tagumik tal on. No on veel minna nüüd. On veel minna või? No, võtaks eemale. Okei. Ütleb minu jaoks see kõige raskem kurv. Seda sa ei võtnud ära või? Ei võtnud. Karel võtab, ta on ikkagi Drift Masters. Pigem küll, jah. Ma pean võtma, ma ei saa nüüd alla jääda. Ma piduriga hoian kinni vaikselt, vaata. Full lock on siis siuke meil. Nüüd me saame teada selle, jah. No. Teek nüüd ühe vähe kiirema sõidu, kui asi nagu käpas on. On käpas või? No ma ei tea. Bägid on ka sees veel, see on ka nagu hirmus. Aha, ja võib-olla vahepeal see telefon. Teie pilt võib lennata taha istmele. Toitsa kuhutav, kui kiireks see läheb ju. On ja. Täitsa lõpp oleks kässarid ka nüüd veel. Ja siduri pedaali, siis võiks nagu... Aga vaat ma räägin, teisele poole viskab maru magusalt ka. Magusalt viskab ikka, ja Anderisse läks. Külg ette. No, see on tõsine driftimehe trenni auto. Selles mõttes, et siin on vaja väntsutada ikkagi. Aga kui tühjaks vajutad, läheb. See on nagu äge, et on kiire. Kui nüüd ongi siia need abivahendid külge saaks, siis on nagu neljakesi jumala äge chillimas käi. Siis läks, ma arvan, tõesti fun nagu. Jah. Tegelikult driftitaksegi niimoodi, vaata, tegelikult ühe käega, vaata.
niimoodi lased sind. Kuidas teil päev läks kaasa reisijad siis? Hästi on neid teha. Mis tegid täna siin? Tahtke vaatasin, kuidas ristitakse. Ja, no õpite jah niimoodi. See käibki tegelikult. Õppetund oli? Ja, õppetund jah. Tegelikult saab lasta küll, oota, paneks püsika peale. Panen püsika peale. Ei. Sa ei saa. Pead on vajutama ja siis pead alla. Alla või? Nagu, jah. Peale. Ei läinud peale. Oota, saaks püsikaga driftida või? Otsi laugem kurv, vaata. Aga kas ma pean gaasi vajutama? Hoia gaasi peal ja siis vajuta. Mida? Püsikat. Ma ei saa sellele kangile pihta. Mingi vend väntsutab rooliga. Oota, alla vaja vajutada. Sett, ei läinud. Miks ta ei taha minna? Ta taha driftida püsikaga. Ma sõitsin püsikaga siia, toimib küll. Ei läinud peale. Ei läinud, jah? Ei läinud peale. Pole päris pull. Mulle meeldib küll. Ei kahetse praegu ostu. Täitsa hästi saab harjutada, kuule. Taavi ka tuleb sealt. Meil lukspilme käivad aknad alla. No go driver, kas auto on kiire või? Sellega on nagu raske otse järgi sõita. Aga see tühjaks, okei, sõida siis niisama. Anna, oota, ma proovin sind jälitada selle kohta. Oi. Kuule, ma tunnen, et sellele auto tuleb mingid õiget lõhna sealt. Kati lõhn, lasid võhlud välja. Võhlud on väljas. Vaata nüüd, Taavi sõidab minu auto kees. Ma proovin jälitada. Oota, nüüd on see koht või? Oota. Ära spinni tee. Tee paati jää seisma. Teeme triibud peale või? Enda autole. Nüüd on ohtlik. Nii big mistake. Vaat see on see, kui kässarit, sidurit ei ole. Ei ole, sidurit ei ole. Palju. Flipib kuidagi nii naljakalt. Et kui on nagu vaata, läheb ja teed counter flipi vaata ja siis magusalt läheb hoo peale kohe. Et tegelikult pead jumala väikse nurgaga viskama. Jah, piduriga kinni. Päris naljakas on oma autot jälitada oma ühe teise autoga. Ei lähe, no miks sa teed nii? Noh, sidurit ei ole ja ei lähta. Ei saa. Aga muidu on fun, sõidab. Kaar peab sellega tagasi koju ka sõitma. Vaata, mis Taavi teeb seal rooli taga. Palju ei ole. Hoidsid kinni. Hakkab käppa tulema või? Vaikselt ikka. 8 tundi nüüd võib-olla saab hakkama lõpuks, jah? Ta võib kiiremini sõita tegelikult. Mul on probleeme siin kinni hoida. Ta hoiab ka kinni piduriga praegu. Harjutad. Ta harjutab. Mul on kiirem auto, sa võid kiiremini sõita. Jah, mine. See Nissan ongi aeglane, sellepärast ma Lexuse ostsin. Lähemale minema. Sõida kiiremini! Ei, sa pead lähemale minema, mis ma võin talle öelda? Ma ei saa nii aeglaselt sõita, kuna mul rattad lukust ees. Ei saa. Aga päris pull on. Ma olen juba õnnelik. Hea ost. Nii ütleb see. Taavi, sõida kiiremini! Sõida kiiremini! Kuulis küll. Ma arvan küll. Kuule, sul hakkab tulema juba, saad aru? Hakkab ka tulema, jah. Et väikse nurgaga pead sisse viskama. Jah. Siis on laadna. Enne flippi ei tohi nurka suureks ajada. Jah. Aga Taavil on sinna. Kuule, sul on head rehvid, Taavil ei ole. Jaa. Taavil on head rehvid.
seal on mingi linglong. Mul on Bridgestone'id alt siin, mis on Arti juurest rehvipunktist ostetud, kasutage vampiire sooduskoodi. Isegi Lexuse saab kiiremaks kui Nissani. Täitsa jutt. Vaat nüüd. Tule lumi. Nüüd ei jõua järgi. Kiiresti ära. Ei ole, jah. Tuli, süst. Näita Taavile. Thanks mees, et ära ootasid.